tegelikult pole sellist asja minul enne juhtunud, et kogemata vaatame üksteisele otsa, mõtleme, et millal ja kust see raamat algas. Ja see raamat algas Prima Vista raamatu esitlusel täpselt 2 aastat tagasi. Siis oli see hetk, kui Susanna oli valmis saanud raamatu Minu Iraan ja Prima Vista raames mina küsitlesin teda ja siis tuli selle vestluse käigus välja see, et tegelikult on Susanna õppinud 2 ülikoolis Türgis ja armastab Türgit sama palju kui Iraani. Ja siis ma viskasingi selle õhku talle, et kuule, me oleme vägagi ammu juba otsinud seda, kes kirjutaks meile Minu Türgi raamatu. Ja siin on vastus sellele, et kui kaua võtab aega ühe raamatu tegemine. Vastus võib olla väga erinev. Mõnikord on see ainult aasta, mõnikord on see 10 aastat. Aga siin konkreetsel juhtumil on vastus täpselt 2 aastat tagasi. Me nii-öelda eostasime selle raamatu ja sünnitusmajast ehk siis Kreeki trükikojast tuli tema välja just 3 päeva tagasi. Ja siin ta nüüd on. Sina ka hetkel esimest korda ju nägid seda. Väga armas. Ütlen nüüd seda, mis on sinust teistmoodi kui teistes eestlastes, et miks sind tõmbab sinna keerulistesse Lähis-Ida maadesse ja sellisesse olukorda, kus naisena ringi liikudes võtad sa ju riske. Kust see algas? Mis sul on teistmoodi, mis sa arvad? Ja kõigepealt aitäh, et sisse juhatasid selle meie nüüd järgneva vestlus. Aitäh kõikidele, kes on tulnud täna kuulama ja raamatut oma käega katsuma, oma silmaga vaatama. Ja ma veel täiendan su eelmise sissejuhatuse peale. Ma arvan, et see oli täiesti päevapealt 7. mai, kui me siin istusime ja selle Türgi mõtte idanema panime, nii et täitsa naljakas. Ja täielikult juhus. Selle peale üldse ei mõelnud mina enne. Ja täiesti 2 ringi sai täis vahepeal ja siin on uus raamat. Ja see oli ka viimane kord, kui ma raamatu esitlust tegin, nii et ma olen 2 aastat siin vahepeal maaginud, et ma olen täna täitsa närvis lausa. Aga vastuseks su küsimusele, mis on minust teistmoodi või miks just Lähis-Ida, miks sellised keerulised riigid, selline keeruline regioon, siis ma arvan, kõige lihtsam selline koondvastus on see, et sest on nii palju, millest ma ei saa aru. Ja nii palju on just nende riikide juures asju, mis on minu jaoks võõrad, mida ma võib-olla ei mõista kaugelt vaadates, mida ma alati ei mõista võib-olla inimeste juures, kes on sellest regioonist ja mind on see nagu täitsa terve elu kripeldanud, et aga miks ma ei saa aru, miks mulle tunduvad mingisugused asjad võõrad ja ma olen aastaid lihtsalt keskendunud sellele, et paremini mõista maailma, mõista erinevaid riike, erinevaid kultuure ja osata ka iseennast ja meid tegelikult eestlastena midagi suhestada selles maailmas, et jõuda välja mitte küsimuseni, kellel on õigus, kes on parem, kes on halvem, vaid pigem, et kuidas me kõik saame elada oma ilusat elu ja kuidas me üksteisele saame mingisugust väärtust pakkuda. Nii et miks? Ja väga romantiline. Susanna on väga romantiline, emotsionaalne. Vahepeal nutab oma lehekülgedel. Minu meelest juhtus seda ka siin Türgi raamatus ja Iraani raamatus juhtus seda, et kultuurikonflikt või emotsioon ajas nutma. Ja ma küsiksin siis niimoodi, et oskad sa tuua mõne näite, millest sa siis oled paremini aru saanud, mis on meie jaoks, sest vaata, mis asi nüüd see Türgi, et Türgi võib olla lihtsalt see, et meid ei huvitagi mitte miski, me läheme teeme all inclusive sellise hotelli ja väikese ranna, aga kui me tahame aru saada, siis see on ikkagi täiesti võõras ja teistmoodi kultuur ja ma arvan, et me sellest kuurorti teemast eriti palju siin raamatus ju ei räägigi, nii palju kui ma tean. Me räägime just sellest, et miks
on mingisugused asjad keelatud, lubatud, säetud ja oskad sa mõne näite tuua, mis sinu jaoks oli imelik ja millele sa leidsid põhjenduse? Jah, kuurortitest ma tõesti väga palju ei räägi, võib-olla poole lausega mainin, aga ma küll tahan öelda, et nendest pole ka midagi halba. Lihtsalt minu elu Türgis oli rohkem selline ülikoolis käimine, kohaliku paberimajandusega maadlemine, kohaliku ühistranspordi logistikaga maadlemine, inimestega läbikäimine, pigem sellised kogemused. Aga kes tahab minna Türki ja mõtleb, et ei taha muud moodi kui kuurortisse, minge ikkagi. Ilus ilm on ikka ja inimesed on ikka toredad ja toit on ikka hea, et selles mõttes see ei ole ka kehv variant. Aga kui tulla tagasi Eppu küsimuse juurde, et millest ma siis aru sain? Jah, millest sa aru said? Oli see, et Türgi on riik, kus on hästi palju selliseid kokku lepitud, aga sõnastamata reegleid, et asju, millest me ei räägi, aga mis lihtsalt on nii. Ja kui sa tuled ja küsid meie käest, siis me ei vasta sulle või me ei ütle sulle, mida sa pead tegema, aga sa pead aru saama sellest. Näiteks? Näiteks sedasama oli hästi palju minu ülikoolis, sest ma läksin õppima lihtsalt enda meelest vähemalt kultuuri, aga lõpetasin hoopis täielikus islamikoolis, mis oli usklik instituut, kus õpetati mitte religiooni üleüldiselt, vaid mis oli täiesti islamistlik kool. Mina olin terve selle kooli peale kõigepealt ainus tüdruk, kellel üldse juuksed olid väljas, rääkimata sellest, et ainus mitte moslem ja ma olin täiesti selles mõttes valge vares seal teiste seas. Ja mis ma nägin, oli see, et ega keegi ei tule mulle ütlema, missugused need reeglid on. Kui ma küsisin oma kursaõdede käest, mida ma tohin teha, mida ma ei tohi teha, ma nägin, et näiteks poisid ja tüdrukud istusid erinevates klassiruumi otstes, omavahel ei suheldud, olid erinevad söögisaalid, täielik selline segregeeritus. Ja kui ma küsisin, et aga mis need reeglid on, et äkki aitate mul paremini aru saada, siis mulle öeldi, et ei, meil pole mingeid reegleid. Tee, mis sa tahad, et kõik on lubatud, ei ole mingisuguseid reegleid. Aga reaalsus oli, et reeglitest pidi ise aru saama lihtsalt, et keegi ei tulnud neid mulle selgitama. Kui ma segi ajal, siis sa räägid minu peatükist. See on see peatükk, kus sa lähed niimoodi õhinaga ja ajavaruga esimest päeva ülikooli ja siis vaatad ringi ja vaatad enda riideid ja jooksed minema koju riideid vahetama. Täpselt nii oli jah. See oli soe selline hilissuvine päev. Mul olid õlad paljad ja lühike seelik seljas, läksin kooli, sest ilus ilm oli. Aga sa teadsid, et see on islami ülikool? Ei teadnud. Sa teadsid, et sind on möllitud õppima kultuuri mingi instituuti? Just. Ja ma saan aru, et tegelikult Istanbulis on nii palju erinevaid kihte, et mingis muus linnaosas, muul tänaval sa oleks ju vabalt võinud olla normaalne oma riietusega. Ja täpselt nii oligi. Ma olin riides samamoodi nagu teised naised tänavatel, nagu teised Türgi naised tänavatel. Bussis, millega ma kooli sõitsin, ma olin lihtsalt üks 20-st ühtemoodi riietatud naisest. Ja astusin ülikooli selle linnaku väravatest sisse ja järsku avastan, et nüüd ma olen täiesti võõras inimene, täiesti... Aga missugused naised siis seal ülikoolis olid? Nemad olid väga tagasihoidlikud ja olid üleni kaetud, et olid pikad seelikud, pikad jakid, pikad varrukad, sellised lendlevad riided, ilusad sallid peas ja ainult näod olid paista. Ja millest selles mõttes ei ole midagi halba, mille vastu loomulikult midagi ei ole, aga lihtsalt mis tähendas, mina olin nagu väga võõras olukorras ja paistsin nagu üsna negatiivselt silma oma suviste riietega. Aga juustega on sul tegelikult vist mingisugune oma teema, ma ütleksin. Kui ma lugesin Minu Iraani, ma olen seda lausa 2 korda lugenud, siis ma sain aru sellest, et Iraan on
kas äkki isegi maailma ainukene riik, kus on seadusega sätestatud, et ka välismaalastest naised peavad oma juuksed ära katma. Just nii. Ja sellest vist algas sinu kompleks, et sul oli vaja vahepeal seda tunnet, et tuul tuleb ja puhub sinu juustesse või mõtlen praegu seda, et sa olid need juhtumid minu Iraani raamatus, kus sa tõepoolest sõitsid autoga kusagile, lasid ennast sõidutada, kus sa said üksinduses olla niimoodi, et sul tuul ja juuksed ja ei olnud rätti peas. Ja siis pärast Iraani kolisid sa Türki, sattusid sinna ülikooli, kus kõigil teistel olid rätikud peas, aga sina ikka ei pannud rätti pähe. Ei pannud ja seda väga põhimõtteliselt, et ma panin pikad püksid jalga või pikad seeliku, ma panin pikad varrukad, polnud mingi probleem, aga rätikut ma ei pannud sellepärast, et mina ei ole moslem. Ja puhtalt sellepärast ja see oli täiesti aktsepteeritav, see oli, ma arvan, et kõige viisakam asi, mida ma sain teha, et mina austasin teisi inimesi sellega, et ma ei olnud ise kuidagi ebaviisakas ja samas ma ei läinud ka üle võlli või et ma ei kuidagi ei teiselnud, et ma olen osa nendest või sellest kogukonnast, või ma olin välismaalane, kes oligi õppimas, kes tahtiski aru saada, aga ma olin seejuures ikkagi välismaalane. Kas sa said seal sõbrannasid selles ülikoolis? Ja need tüdrukud, kellega ma koos õppisin, nad olid kõik minust küll omajagu nooremad, aga nad olid hästi armsad inimesed ja meil oli väga selline lähedane sõprussuhe, mis kasvas nende samade islamikooli tüdrukutega. Poistega ma ei rääkinud ühtegi sõna, sest kuigi see ei olnud keelatud, siis terve ülikooli stuudiumi jooksul kõnelemata oma kursuse kaaslastest poistega mitte ühtegi sõna. Jah, ma arvan, et mind ei oleks selle peale vangi pandud ega välja visatud, aga see oleks lihtsalt tekitanud väga paljudes inimestes väga palju ebamugavust ja mul ei olnud seda vaja. Aga olid sa rahul selle olukorraga, kuhu sa olid ju tegelikult poolkogemata sattunud, arvates, et sa lähed õppima Türgi kultuuri, sattudes tegelikult konservatiivsesse islami enklaavi seal samas, kus oli ikkagi väga konservatiivse islami kogemus. Kas see meeldis sulle, olid sa kuidagi kurb või rõõmus seda elu seal elades? Minu jaoks oli see hästi huvitav kogemus, võib-olla küll sellepärast, et ma teadsin, et ma saan sealt ära minna, et see ei olnud minu selles mõttes reaalsus, ma sain sealt linnakust välja jalutada, ma olin tagasi selles euroopalikus Istanbulis, mida ma väga armastasin ja ma teadsin, et see ei ole kogu mu elu, vaid see on lihtsalt üks selline õpingute faas. Ja siis, kui ma selle lõpetan, siis ma ei pea kunagi enam tagasi minema sellisesse keskkonda ja seda arvesse võttes mulle tegelikult väga meeldis, et ma sain selle kogemuse, sest ma arvan, et ei ole ilmselt ka Eestis väga palju inimesi, kes oleks saanud niimoodi õppida täiesti islamistlikus koolis, näha, mida seal õpetatakse, olla see kohati ainus eurooplane, kellega teised inimesed on üldse kunagi juttu rääkinud ja olla seejuures normaalne inimene. Et ma arvan, see oli väga huvitav kogemus. Võib-olla ma uuesti nagu ei läheks, aga ühekordse kogemusena oli kindlasti väga väärtuslik. Ma ei tea, kui paljud on käinud Istanbulis, aga see ongi tegelikult väga mitmekihiline ja eri kurdudega, kus võib öelda, et on nii väga euroopalik kui väga aasialik koos. Sina valisid omale elukohaks selle Aasia poole, eks ole. Kas sul oli ka teist varianti õhus ja kui me näiteks võtame sellist mõttemängu, et on siin näiteks keegi, kes mõtleb, et läheks prooviks ka natuke aega Istanbulist talve veeta või kumba poolt sa soovitaksid, et võtame põhimõtteliselt üks on ühe pool ja teine on teisel pool väina. Et Aasia või Euroopa? Ma ütlen nii palju, et nüüd, kui ma olen tagasi läinud Türki ja eriti Istanbulis, siis ma olen alati Euroopa kaldal.
et seal on kindlasti palju sellisem elavam see igapäevaelu, on palju euroopalikum, võib-olla meie jaoks tuttavam ja on vähem sellist kultuurilist elamust. Kultuurishokki siis nii-öelda. No ja. Kuidas hinnad on? Kas hinnad on võrdsed enam-vähem või on Aasia pool odavam või? Ütleme, supermarketites on samad hinnad, kohvikutes võib-olla natukene on Euroopa pool kallim. Transport on sama hinnaga, ainult turud on need, kus see tõeline vahe tuleb, et Euroopa pool ja turismi sellistes suuremates sihtkohtades ikka on suveniirid kallimad, on turukaubad kallimad ja Aasia kaldal on need valdavalt odavamad, eriti mida sügavamal Aasia kaldale minna, siis sinna nii palju välismaalasi ei jõua ja on nagu sellised ausamad kohalikud hinnad. Aga inglise keel, kas sellega saab Aasia poolel või jääb jänni? Reegel on üldiselt, et kui inimene näeb välja alla 35-aastane, siis saab inglise keelega hakkama. Kui üle 35-aastane, siis pigem ei saa. Aga selles mõttes, et seal sügaval Aasia poolel või lihtsalt Aasia poolel või Euroopa poolel seda vahet sa ei tunneta? Võib-olla lihtsalt üldiselt, et sellistes rohkem turistidele suunitletud kohtades on ikka rohkem keeleoskust, aga ka Aasia kaldal on väga populaarseid sihtkohti, kus ka välismaalased käivad. Et see päris nii ei ole, et minnakse ainult Euroopa kaldale ja Aasia poolele ei jõuta, vaid ka seal on selliseid elava ööeluga, elava seltsieluga kohti, mida külastada. Ja kui seda mõttemängu veel mängida, ma küsiksin, et kas sa soovitaksid inimesel, noorel või ka vanemal inimesel minna Türgi ülikooli õppima. Et räägi natukene sellest, kas sa tuleb ise maksta, kas seal on palju bürokraatiat? Jah, eriti viimasele küsimusele vastus jah. Bürokraatia peatükid on tavaliselt kõigis minu sarja raamatutes sellised päris head. Alati on see, mis jama nad seal jälle kokku keeranud ja selle poolest ei erine ka Susanna lood. Ja Türgis kõige keerulisem protsess võib-olla on elamisloa taotlemine ja see on selles mõttes hästi nagu totter protsess, et sul võib olla elamisluba ammu aktsepteeritud, väljastatud ja siis see kaob kusagil postisüsteemis ära ja kui sa riigist lahkud nii, et sa ei ole seda sealt postisüsteemi kuskilt põhjatutest kottidest üles leidnud, siis sulle pandakse sisenemiskeeld pärast lennujaamas või siis sa pead maksma trahvi või altkäemaksu, ma ei tea ausalt öeldes, kas on ametlik trahv või mitte. Ja see protsess oli küll tõeline peavalu, et mina pääsesin nii hästi, et ma marssisin ühte posti sorteerimiskeskusesse kohale, ütlesin, et ma enne ära ei lähe, kui te leiate mu elamisloa ülesse. Ja tõesti ei läinudki ja pissin ise ka käed kuhugi kastidesse ja otsisin, kuni selgus, et oligi olemas ja lihtsalt ei olnud viitsitud seda kohale toimetada. Aga mul oli ka rahvusvahelisi kursusekaaslasi, kellel oli mõlemad stsenaariumid, et üks, kes tõesti saigi sisenemiskeelu ja ootas 5 aastat ära, et see 5 aastat läheks mööda ja nüüd viimaks sai jälle Türki minna, oli väga õnnelik, aga keeldus ka ühtegi eurot maksmast trahvi või altkäemaksuna, et seda sisenemiskeeldu vältida. Kuna ta ei saanud kätte oma elamisluba või ta ei taotlenud? Ei, ta taotles, ta oli saanud kinnituse, et on aktsepteeritud, on väljastatud, oli elektrooniline kinnitus, aga seda füüsilist paberit, seda või sellist ID-kaardi tüüpi kaarti, seda ta postist üles ei leidnud ja selle eest sai 5-aastase sisenemiskeelu. Ja meie sõber sarnases olukorras otsustas, et tema tahab varem Türki tagasi tulla ja tema maksis 200-300 eurot sellises suurusjärgus. Maksis lennujaamas julgestustöötajale, aga passikontrolli töötajale ja kas ta selle eest mingi paberi ka sai, seda ma ei tea, et igatahes. Aga räägime veel eelarvest. 200-300 eurot läheb meil siis võimalikule altkäemaksule. Nii, aga kui palju see elamisloa protsess maksma läheb? Kui see üldse midagi maksis, ma mõtlen praegu, hammasrattad praegu käivad päris suure kiirusega, siis seal võis olla mingisugune menetlemistasu, võib-olla 10 eurot, aga mitte rohkem. Et see oli üsna selline
ütleme taskukohane no protsess. sellega, nagu ma mõtlen, võrreldes näiteks USA elamisloaga on ikka väga odav sel juhul. Ja need sa sinna lennata sa saad niisama kohale, eks ole, ja siis seal koha peal olles saad seda protsessi alustada. Just, et eestlased saavad, kas see on 90 päeva, 3 kuud, mis me saame olla viisavabalt Türgis, nii et saab teha täitsa sellise pikendatud puhkuse. Või siis, kui maanduda, siis 90 päeva hakkab tiksuma ja siis selle aja jooksul jõuab need paberid sisse anda. Lihtsalt selle ajaga seda paberit tagasi ei saa sealt süsteemist, aga kui vahepeal ei plaani riigist lahkuda, et siis võib selle ära oodata. Ja kui palju ülikoolis õppimine maksab? No mina läksin sinna vahetusõpingute skeemiga, Erasmuse skeemiga, nii et minule maksti stipendiumit, et seal ära elada ja midagi ülikoolis õppimise eest ei pidanud maksma. Ja tegelikult sa käisid 2 ülikoolis, juba korra mainisid, et sul olid ka rahvusvahelised kursusekaaslased, eks ole, aga selles esimeses ülikoolis ei olnud, seal olid see ainukene Valgevares. Ja mis see teine ülikool, mida sa siis õppima läksid? Ja teine oli rahvusvahelised suhted, mis ma õppisin. Ja seal oli väga palju rahvusvahelisi tudengid, aga mis oli naljaka, sellised kohalikud tudengid rahvusvaheliste suhete instituudis ei rääkinud üldse inglise keelt. Et seal oli kursused inglise keeles, aga kohe esimesel loengul lepiti kokku, et kuna tudengid aru ei saa, et siis tehakse türgi keeles. No meie rahvusvahelised tudengid ainult hoidsime peas kinni selle peale, aga eks me pidime siis türgi keele ära õppima, et enne õppisime meie türgi keele ära või teised inglise keele. Aga seal Usu instituudis seal jällegi räägiti suurepärast inglise keelt. Kõik olid ilmselt lapsest saati keelt õppinud ja ei olnud mingit keelebarjääri ei professoritega ega tudengitega. Aga Usu instituudist oli õppetöö ikkagi türgi keeles? See oli inglise keeles ja rahvusvaheliste suhete instituudis oli türgi keeles. Seda see on küll natuke uskumatult peale keeratud. Kumb oli enne? Enne oli ka see islami ülikool? Nad olid mul tegelikult paralleelselt. Ja mõlemad olid sul selle Erasmuse skeemiga, et olid vahetusõpilane ja said seal veel seda stipendiumit ka peale. Ja kui sa nüüd nagu tagasi mõtled, soovitaksid minna Türki õppima või? Soovitaksin muidugi, see on tõesti hästi selline rikkalik kogemus, mida saab kõigepealt üleüldse välismaal õppimisest ja elamisest, aga ka just nimelt Türgist, sest see on, selles mõttes ta on nagu turvaline raamistik, et sa kindlalt tead, et mingi ülikool võtab sind vastu, sul on omal on koduülikoolis, on kontaktid, kellele kirjutada, helistada, kui peaks midagi nagu ootamatut juhtuma või kui tunned ennast ebakindlalt ja sul on terve rahvusvaheline võrgustik ümber. Ega mina kohtusin nii paljude toredate Euroopa tudengitega seal rahvusvaheliste suhete instituudis, kellel olid sarnased kogemused kui minul, kellega sai võib-olla reede õhtul baaris käia, sellepärast et oma islamidrukutega ma ju ei saanud ja ütleme, kus tuli nagu ka sellist seltsielu võib-olla juurde, et see on ju ka hästi oluline, et tekiks mingisugune kogukond. Et loomulikult see kogukond ei olnud ainult teised välismaalased, aga ma arvan, et selline õppima minek on tihti vähem üksildane kui lihtsalt minemine tööle võõrasse riiki, võõrasse linna, kus väga keegi... Ja ma saan aru, et Istanbulis on tegelikult see nii-öelda ekspertide, ütleme siis rahvusvaheliste tavaliselt inglisekeelsete välismaalaste hulk päris suur. Teen natuke reklaami vahepeal, 10 päeva pärast on meil järgmine minu Türgi esitlus Tallinnas, kus küsitleb Susannat Margus Kalam, kes on ka seal Istanbulis ise elanud ja selle elamisloa ära teinud ja ska kindlasti mingisuguseid asju täpsemalt küsida kui mina. Ja kes on muideks selle sama toreda Vaiba ja kõigi nende patjade omanik Universaaluniversumi poes meie tänase õhtu sponsor, ütleme nii. Ja minu sõber. Nii et mina tean nagu tema kaudu neid lugusid, et mida ta mulle on jutustanud sellest, kuidas moodi seal Istanbulis igasuguseid karvaseid ja sulelisi rahvusvahelisi koos
et noh, küll oli suhteliselt vähe vist tutvusringkonnast türklasi, aga see nagu omaette rahvusvaheline punt on ja igasuguseid erinevaid paare ja kõike seda, mis ka sinu raamatusse sisse jookseb, et siin on see salaelu elavad geid näiteks oli üks huvitav olukord seal mingisugune, räägi võib-olla sellest, et see on üsna ebatavaline, et kuidasmoodi geid oma seda klubi siis peavad seal kuskil. Jah, see minu jaoks oli ka üks hästi võib-olla oluline lugu, mida selle raamatu sees rääkida, et natukene avada ka jällegi sellist kulisside tagust elu, sest Türgi ikkagi konservatiivse riigina ei anna väga palju vabadust inimestele, kui asi puudutab mingisuguseid erisusi, et jah, seal on palju rahvuseid, palju erinevaid inimesi, aga näiteks seksuaalvähemustel on ikkagi nagu mingisugused kindlad piirid ja samas Lähis-Ida regioonis on Türgi see üks riik, kuhu siis gei kogukonna inimesed sõidavad kokku, et kus neil on turvalisem, sest seal vähemalt ei tapeta sind ära selle eest, et sa gei oled, et näiteks seal on Araabia riikidest üsna palju rahvast, on Iraanist ja Afganistanist, kes konkreetselt, keda kodus ära tapetaks, kui nad jääksid oma koduriiki ja Türgis sa pead küll põranda all elama, aga vähemalt jääd ellu põhimõtteliselt. Kuigi see põranda all oli hoopiski kusagil katusel. Kõrgel katusel, jah. Aga jah, mul oli hästi tore elamus, kui ühed mu sõbrad viisid mind ühte sellisesse klubisse ja kus ma mõtlesin küll pikalt, et kuhu mind üldse veetakse, kusagil kõrval tänavatel, pimedast uksest sisse, pimedast trepist üles, ühtegi inimest ei ole, mitte midagi ei näe, telefoni taskulambi valguses pidi üles ronima, kusagil trepi peal küsiti piletiraha küsiti, ostsime selle ära, saime templi käe peale, pidime veel pimedast trepist üles minema, ei saanud üldse aru, mis toimub ja järsku hakkas mingisugust muusikat kuskil kostuma ja olime jõudnud katusekorrusele, kus oli selline täielik, ma ütleks nagu tantsuparadiis, kus inimesed olid igasugustes kostüümides, erineva väljanägemisega ja said ennast vabalt tunda selles ühes kohas. Ja kus ma imestasin, et väga paljud pidulised olid maskidega ja mitte maskidega nagu hügieeni mõttes, vaid maskidega, mis varjasid nende nägu. Ja kui ma oma kohalikel sõpradel küsisin, siis nad ütlesid, et seal on nii palju prominentseid inimesi, kelle kas perekonnad on tuntud või kes on ise tuntud, kes on kusagil kunstide valdkonnast, muusikud, kes on poliitikute perekonnaliikmed ja kes peavad oma identiteeti varjama, sest kui mingisugune jutt levib, et nähti sellises klubis, isegi kui ei tohi ju pilti teha, ei tohi filmida sellises klubis, aga nagu puhtas see jutu levimine võib kellegi elu ära rikkuda, võib kellegi suguvõsa elu ära rikkuda. Huvitav on see, et sa paned mingi, ma ei tea, varumaski ette või? Põhimõtteliselt ja tõesti arvavad, et ei tunta ära. Aga paistab, et nii palju see toimib. Võib-olla mingi protsent vähem tuntakse ära, aga siiski, kujutage ette, et tuleks, ma ei hakka nimesid nimetama, aga keegi, keda me näiteks telekas sageli näeme ja mingi poliitik võib-olla ja paneb siis maski ette. Kas siis tõesti ei tunne ära? Ma mäletan, ma lugesin seda peatükki ja mõtlesin, et kas see natuke naiivne lähenemine ei ole, aga võib-olla see toimib. Ja igal juhul annab seda salapära või seda, kuidas selle looga see sobib kokku küll. Ja vaata, ega ma ei tea, võib-olla need ei olnud A-listi inimesed, võib-olla need olid sellised D-listi kuulsused, kes arvasid, et kõik tunnevad neid ära ja et küll alles räägitakse pärast. Võib-olla need ei olnud üldse nagu nii tuntud, aga Istanbulis elab 20 miljonit inimest, et ega seal neid igasuguse erineva kategooria kuulsusi ilmselt ka jagub. Mina ei tunne mitte kedagi, mina lihtsalt vaatasin, et tore tantsida. Tulen tagasi taaskord reklaamipaus. Universum jagas meile siin kõigile soovijatele kingitust. Seda sinist silma saavad kõik siit kandiku pealt võtta, need veel jagub.
ja ma mäletan, kui mina käisin Türgis, siis ka nagu oli igal pool oli seda sinist silma, et see on, et nagu ükski turist ei saa ära minna niimoodi, et kõik taskud topitakse seda sinise silma suveniiri täis. See on kaitsemaagia. Aga kust see tulnud on, seda mina ei tea. Kas sina oma kultuuriõpingute käigus said teada, et kust see alguse on saanud see sinise silma kultus? Tegelikult seda algust mina ei tea samuti, et ma tean, et see on jah kaitse kurja silma eest, et kui sul läheb elus hästi, siis naabrid on kadedad su peale, siis nad üritavad sulle needuse peale panna, aga siis see sinine silm kaitseb selle needuse eest ja see kade silm ei tooks sulle siis halba sinu perekonnale, aga see on laiemalt üle Lähis-Ida tegelikult nagu selline traditsiooniline kaitsevõte võib-olla ja see on selles mõttes nagu hästi huvitav kultuur üleüldse, et nii palju on sellist naabri eest peitmist, et inimesed ehitavad oma suured villad ja majad ehitavad mingisuguse savimüüri taha, et ometi naaber ei teaks, mis mul teisel pool müüri on ja selline Lähis-Ida võib-olla klassikaline legend on see, et iga küla kõige rikkam mees on see, kes käib paljajalu ja räpalates riietes, et see on vist üleüldine selline võib-olla jah, sellise kadeduse eest nagu enda varjamine või selle vältimine. Sellist ajakirja kroonika tüüpi meediat on sellises kultuuris natuke raske teha. Et keegi ei taha edev olla siis veel. Just, et seda edevust ei ole üldse, mis mulle tundub, et Euroopas on võib-olla natukene rohkem, et tahame ikka näidata, mis meil on ja kui hästi meil läheb, et seal pigem mida vähem silma paistan, seda parem, siis keegi ei sega mind, keegi ei pane needust peale. Kas sina kasutad seda sinist silma oma kodus ja igapäevaelus? Mul oli üks kleit, mille peal ma kandsin seda vist ikka oma 4, 5, 6 aastat järjest, et kus ma ei võtnudki seda ära, aga see oli ainult see üks konkreetne kleit. Ju ma arvasin, et nii ilus kleit, et kindlasti on naabrid kadedad. Ma loodan, et sa siis ei ole halvale õnnele ette jäänud. Kuidas türklastel üldiselt on, kas reeglina on see igal pool mõeldi autodes ja uste peal kuskil, mul on meeles, et ma olen kuskil seda virgandamas, kui näen, et see on tõesti nagu mitte turistikas, mitte nagu suveni turistidele, vaid nagu tõesti nende igapäevane vajadus seda sinist silma hoida. Jah, et tõesti kasutatakse seda väga palju ja pigem see on selline täiesti sisseharjunud asi, et mul ongi, ma ei tea, võtmehoidja selle sinise silma kujuga või selle figuuriga. Mul on jah ukse peal või autopeegli küljes ripub, et ikkagi enam-vähem igal pool alati oleks see sinine silm kaasas, et see on tõesti hästi tavaline ja seda ka kingitakse oma lähedastele, et see jah, müüakse ka suveniiri putkades turistidele, aga tegelikult ka kohalikud väga hea meelega kingivad just sinist silma, sellepärast et see on nagu jällegi soov, et minu sõber oleks kaitstud. Ja kellel ei jätku, siis veel universaaluniversumi poes on neid veel, aga ma loodan, et me kõik saame siin omale sinise silmataskusse. Aga ma näen, et meil on siin üks Eesti folkloori ekspert, eks ole. Kas oskaksid öelda, et mis on Eesti kultuuris, ma tulen su juurde, siis sa saad öelda selle lausa mikrofoni, et on Eesti kultuuris ju samasugused kaitsemehhanismid, et mulle tuleb nagu meelde, et on mingi pillaka uks. Kas on midagi sellist, millega saaks öelda? See on küll ootamata, aga jah, pillaka uks tuleb mulle ka meelde ja no lihtsalt siis, et ei kiida liiga palju, ei kiida, ei näita oma vastsündinud last võõrele või noori loomi laudas, et see tuleb meelde lihtsalt esimesena. Peale pillaka uksa ei tule midagi. Kas punane värv, kas meie oleme nagu kaitseväel ikkagi punast või ma ei tea? Ja punane värv, ristimärgi tegemine, kuigi see on kristlik, aga see on niisugune sünkreetiline, et see tuleb ette teha või rist kuhugi kriidiga ukse peale, et ikka igasuguseid asju on olnud. Kas on kellelgi tekkinud nüüd küsimusi? Madis, kas sul on küsimust? Sa siin ei ole. Saskia, kas sul on küsimust? Kas kellelgi on Susannale küsimus tekkinud? Jaa.
kuidas sa suhtled Erdoganiga? Kuidas ma suhtlen Erdoganiga või kui suhtlen Erdoganist ma arvan, et pigem viimane. See. Me oleme Facebook Live'is ja ma mõtlen, mis ma saan kõva häälega öelda. Näiteks ütle, mis on, sa oled ära, ega siin ei tea kõik. Et mida Justin küsis? Mille kohta? On Türgi president, kes kõige hiljutisem asi, millega ta on silma paistnud, oli see, et ta lasi oma kõige suurema oponendi hiljuti vangi võtta ja selle peale võttis vangi ka selle oponendi advokaadi, kes üritas teda vangist välja saada ja selle peale võttis ka vangi selle advokaadi, kes üritas seda advokaadi vangist välja saada. Nii et tegu on Türgi presidendiga, kes on viinud Türgi natuke teisele kursile, kui ta selle vabariigi loomise puhul või selle järgi pidi olema, et kui Türgi vabariik loodi kui demokraatlik ja vaba riik, kus igaüks saab praktiseerida oma usku, saab käia koolis, saab käia tööl, siis Erdogan on seda kurssi natukene teisele poole viinud, et ta on kinnistanud islamit kui sellist riigiusku, on vähendanud inimeste isikuvabadusi ja on ka niimoodi üritanud elimineerida oma oponente, oma vastaseid poliitikas. Ja mida mina arvan või kuidas mina suhtun sellesse on see, et türklased, nii palju kui ma olen näinud, ikkagi väga igatsevad seda riiki, mis nad pidid olema, seda vabat riiki, seda ilmalikku riiki, seda demokraatlikku riiki ja väga paljud minu sellised võib-olla läänelikumad sõbrad Türgist on tänaseks riigist lahkunud, natuke sarnased nagu Iraaniga rääkisin 2 aastat tagasi, et need, kes rohkem väärtustavad vabadust ja demokraatiat, need lihtsalt ühel hetkel lahkuvad, sellepärast et riik paneb nii tugeva siukse režiimi alla, et inimesed ei kannata enam seal elamist. Epp, sa küsisid, et kas mul on mingit küsimust. Mul nüüd tuli meelde, et üks minu lapsepõlve alateismelise ea lemmikraamatuid oli Egeri tähed. Ma lugesin seda 12-13 aastasena järgmise korra ja see tegelikult kujundas teatud määral minu arvamuse või arusaama Türgi kohta. Ja väga meeldejääv oli see, et täpselt samal ajal tuli Eesti kinodesse ka see Ungari film Egeri tähed. Kurat, see oli niivõrd vinge. Kas sina oled seda raamatut lugenud? Kahjuks ei ole. Või sa pead seda tegema? Kohe praegu lähen koju ja hakkan lugema ja filmi vaatan ka ära. No, ma ei tea, kus seda filmi enam näha saab, aga raamat on kindlasti saadaval. Elektriteater näitas aasta tagasi. Jah, oli küll. Elektriteater näitas aasta tagasi, oli publikus. Nii, siin on meil järgmine küsimus. Tere kõigepealt, ma tahaks küsida paari asja, et esiteks, kui sa sinna Türki üldse esimest korda läksid, mis sa nagu usuteadust õppinud? Et kuidas oli suhtumine, kui sa tuled teisest riigist, Euroopast üldse, et tuled sinna nende võõrast riigist, meil on samamoodi, et kui tuleb sul teisest riigist õpilane kooli või ülikooli ja alga vaataks, et mida tema siin teeb, kes see nüüd on? Et kuidas sinu see suhtute algule, sest teine kultuur on seal õppis ja teine, mis on nagu selline lemmiktoit, mida nad söövad seal? Nagu meil on kama või sellist asjad, mida nemad söövad, aga mis on selline lemmikasi nendel? Mõlemad on väga head küsimused, aitäh. Kõigepealt, kuidas suhtuti siis, kui ma sinna just ülikooli läksin ja sealsete tudengitega kohtusin, siis täiesti 100% suhtuti väga-väga positiivselt. Mul võtsid taaskord tüdrukud, sest poisid minuga rääkida ei tohtinud, aga mu kursuse tüdrukud võtsid järjekorda minu juurde, et saaks abi pakkuda, saaks küsida, kas nad saavad mulle midagi näidata, mingisuguseid soovitusi anda, kutsusid enda juurde teed jooma, lõunat sööma, mis iganes, et see vastuvõtt oli täiesti
täiesti uskumatult soe ja see oli ka nii siiras seal juures ja nad tõesti tahtsid, et minul võõra inimesena oleks hea olla nende juures ja et mul oleks hea kogemus Türgis, et mul oleksid head elamused, et ma läheksin ära selle teadmisega, et see on üks eriline riik, kuhu oodatakse teisi inimesi ja see oli tõesti ka see elamus valdavalt, mida ma seal sain. Ja teine küsimus, et mis on üks lemmikuid toite, mida türklased söövad, siis ma ütleksin, et võib-olla üks minu isiklikke lemmikuid on üks nende magustoite, künefe, mis on selline filotaigna või isegi mitte filotaigna, mingisuguse sellise purulaadse taigna ja juustu nagu küpsetis, kuhu peale valatakse siis suhkrusiirupit ja kui oled eriti uhkes kohas, siis pannakse pistaatšiapuru ja see on täiesti taevalik või seda iga vanaema teeb oma retsepti järgi, iga vanaemal on see õige retsept, teised teevad valesti ja igas regioonis tehakse veel erinevalt, et see on midagi, mida alati Türgis käies igas uues linnas tuleb kindlasti proovida. Mitu aeg peaks ka proovida? Ma tahaks ka ausalt öeldes. Ma ei tea, palju meil on veel aega, enne kui algab minu sarja kokkutulek, aga võtame veel küsimusi. Sest järgmisena tuleb siia veel igasugu toredad autorid, ma nõustusid läbi vaatama, on küll nii ja siin tagareas küsimus. Tervist, ja küsimus on sellest, et kuidas Erdogan praegu suhtub sellesse Atatürki pärandisse, mis on ju pretsedenditud olen hetkel, et ilmalik islamiriik nii-öelda. Et kuidas ta suhtub, kas selline tüüpiline hämamine nagu võib olla selline. Ja teine üks väike kommentaar on see, et sel ajal, kui kunagi oli meil see ka suur jutt sellest, kui jube on see, et islamist naistel sunnitakse juukseid katma või muud katma. Ja siis, ja samal ajal oli paralleelselt meil see, et kallid naised ei kanna õieti rahvarõivast, et abielunaine ei tohi oma juukseid enam näidata. Et see on lihtsalt väike märkus, muidugi meil ei ole ta kunagi range olnud. Aitäh. Ja suur aitäh nii küsimuse kui kommentaari eest, et ma võib-olla alustan sellest viimasest, et mina ise kindlasti ka ei näe väga suurt tonti inimeste riietustes, milles ma näen tonti on see, kui inimestele ei anta seda valikuvabadust ja mida ma nägin oma ülikoolis, oma sõbrannade seas oli see, et nemad ikkagi täiesti valisid seda, kuidas nad riietusid ja valisid, et nad tahavad olla kaetud. Ja see ei olnud nagu mingisugune küsimus, aga samas millised on olnud mu kogemused võib-olla teistes regioonides Türgis või ka teistes seltskondades on see, et vahel see ei ole valik ja see on see, millega isiklikult minul probleem on, et kui seda ei saa valida. Aga esimese küsimuse osas siis see on natukene sellist hämamist on, et täna Erdogan ütleb, et tema ei ole kurssi muutnud, et ta ikka viib ellu seda sama Atatürgi ehk siis Türgi Vabariigi looja nägemust, aga vabandust, aga mulle tundub, et see reaalne poliitika ikkagi erineb sellest, mida ka vahel välja öeldakse või et need loosungid ja otsused on omavahel erinevad. Siis on kahel toolil nagu öelda. Kahel toolil natuke jah, et saada parimat ikkagi siis kõikidest maailmadest põhimõtteliselt. Me võime sellest pärast veel edasi rääkida. Susanna, kas sinu amet on saladus või võime öelda? Ei ole saladus, aga otseselt selle kaudu... Susanna on nõunik. Jah, aga raamat on kirjutatud ikkagi isikuna. Ja mis olidki, kas valitsuse või Riigikogu? Ei, ma olen Riigikogu Kantselei nõunik. Et näiteks kui keegi mõtleb, et mis amet ootaks ees, kui läheks Türki õppima, siis on võimalik saada näiteks nõunikuks pärast. Ja kas see on nii, et see sama, mida nüüd küsis Rasti, mida küsiti tagareast, et siin need poliitilised küsimused, nendega kursis olemine ongi sinu igapäevatöö, et sa monitoorid need Türgi ajalehti? Jah, see on väga oluline osa minu tööst, et ma teaksin, mis toimub nendes riikides, millega konkreetselt ma töötan ja võib-olla tulles tagasi täiesti kogu selle vestluse täiesti algusesse, et miks üldse see regioon ja miks Türgi ja nii edasi ja minu soov aru saada sellest riigist,
siis ma võin täna küll öelda, et Eestis on üleüldiselt nii suur vajadus inimeste järgi, kellel oleksid sellised süvateadmised konkreetsete riikide, regioonide kohta, kes näeks võib-olla Eestist kaugemale, kes näeks Euroopast kaugemale ja oskaks vahel selgitada, et miks mingisugused protsessid toimuvad, miks on nii, nagu on. Et mul on väga hea meel, et ma saan kusagil ka praktiliselt kasutada neid teadmisi, mis ma olen kogunud. Ja tulles veel kord ringiga tagasi sinna päris algusesse, ehk Minu Iraan, ma olen ikka mõelnud, et kas sa pärast Minu Iraan raamatu kirjutamist oled Iraanis oodatud või oled sa pandud sellesse persona non grata nimekirja, et sa oled ikkagi üsna ausalt kirjutanud seal. Iraan on ka tunduvalt tagurlikum ja jumal võtku, Minu Iraani kaanel on Susanna lahtiste juustega. Et kas see või siis ka tekst seal raamatus või ka need esitlusel välja räägitud lood on kuidagi siit mingisugusesse nimekirja pannud, kas sa tead seda? Mis on tõenäoline stsenaarium on see, et kui ma läheksin täna Iraani tagasi, siis mind lastaks riiki sisse ja kui ma hakkaksin lennujaama minema, et Eestisse tagasi lennata, siis mul enam lahkuda ei lastaks. Et see on tõenäoliselt see, mis juhtuks. Ja muidugi 100% ei tea, aga ma ei taha ka 100% teada, et ma selle peale riski peale ei lähe. Aga jah, tõenäoliselt olen ma selles mõttes oodatud, et minust saaks hea vangide vahetuse sellise elemendi. Ja kõlab realistlikult, jah. Eriti see viimane lausa annab konteksti, jah, vangide vahetus. Nii, aga Türgi, see raamat ei pane sind ohtu? Ei, kindlasti mitte. See jah, et ütleme, Türgi on ikkagi tunduvalt leebem režiim ja ka ma ise ütleksin, et see raamat on ikkagi leebem. Ja Türgi on ometigi imeline riik, et ma arvan, kui te seda raamatut loete ja kellel on ka omal kogemused Türgiga, siis te näete, et loomulikult on asju, mida saab kritiseerida, on asju, mis ei meeldi, on asju, mis me näeme, et võiks olla teistmoodi, aga ausalt öeldes me võime seda öelda ükskõik mis riigi kohta. Et lihtsalt normaalsed riigid ei pane vangi selle eest, kui selliseid asju välja tuua. Ja Türgi, kui sa ei ole just kohalik poliitik, kes presidendivalimistel võib saada kuidagi konkurendiks, siis ei panda seal ka vangi. Selle toon Türgiga ta peale töötlete või ikkagi eestlasele, kui ma paikasin Türgi väga meeldis, ma olen inimest, kes isikut tunnen, kes ma tean, kõik inimesed on Türki. Et on nüüd tule, mis ta ei tea, mis ta Türgi. Ja eestlastele meeldib Türgi ja ka eestlastele meeldib üldse maailm. Ja nüüd meie peame praegu hakkama Türgi peatükki lõpetama siin tänasel Primavistal. Et jääks natukenegi aega ka selleks, et me saaksime autogramme võtta ja siis tuleb juba peale minu sarja autorite kokkutulek ja jutuajamine, siin on juba teised ja nii. Üks küsimus tuleb siiski veel ja see on siis viimane küsimus. Susanna, küsimus, et sa oled inimene, kes on olnud Iraanis ja Türgis. Et kumba seda basaari pead sina põnevamaks, kas Iraani Teherani Grand Bazaar või Istanbuli ka küllaltki Grand Bazaar ja see on sinu Iraani minek, see oleks siis nagu materjal Argo 2 jaoks, on ju? No kõik. Jällegi väga hea küsimus, väga hea kommentaar. Need kaks basaari on omavahel tõelised rivaalid maailmas. Nii iraanlased ütlevad, et neil on kõige suurem turg, kui türklased ütlevad, et neil on maailma kõige suurem turg. Kumba mina eelistan, kõva häälega ei julge öelda, aga tegelikult Iraani turgu, sest seal oli rohkem sellist talumeeste oma kasvatatud puuvilju ja mingeid hoidiseid ja selliseid hästi nagu kodukootud asju. Istanbulis ma julgen öelda, et on lausa kohati sellist Hiinast toodetud masstoodangut, et mitte iga asi ei ole käsitöö, kui ta näeb välja nagu käsitöö. Selle kohta tegelikult võin öelda, et Markus Kalam, kes on ju ka minu Aasia raamatuautor, selle universaaluniversumi kaubarändur, tema juba ütles seda, et tal on vaja sulle see õpetussõnad jagada, mida ta jagab, kui ta oma gruppidega käib seal Istanbulis, et tegelikult Grand Bazaarist edasi minna, siis on seal need nurgatagused tunduvalt soodsamad ja tunduvalt autentsemad poed, et nagu mingi rusikareegel on see, et Grand Bazaarist
välja ja mitte kaugele ja siis leiab sealt. aga head otsimist teile siis veel. Üks küsimus on veel. jah, küll. See on viimane. Ma tahtsin teada, et kui suur on tehas? Oi, seda, kas teate, rääkides maailmast, siis on niimoodi, et põhjapõtra karja arvu ei ole viisakas laplaselt küsida. Sellega lõpetame. Väga hea. Üks küsimus veel. Viimane küsimus. Rohkem ei tohi. Kuivõrd praegu naistel Türgis on võimalik olla konservatiivsetest suhtumistest vaba ja kuivõrd nad saavad ise oma soovi järgi oma elu korraldada? Ka väga hea küsimus. Ma ütleksin nii, et kui su pere lubab, siis on sul seaduse poolest igasugused vabadused olemas. Aga kui su pere ei luba või kui sa oled kuskil traditsioonilisemas külas, kus jällegi see naabri kuri silm vaatab, siis see on tegelikult kõige suuremaks ohuks naistele. Et kui ikka isa või onu või vanaisa käsib teha üht või teist või käia riides üht või teistmoodi, siis sellest üle astuda ei tohi. Ja sellest raamatus natukene kirjutan ka, et see on paraku ka koht, kus tänase päevani naisi siiski ka tapetakse oma pereliikmete poolt, et kui käidutakse valesti. Aga see ei ole asi, mis juhtuks Istanbulis üldjuhul või suurtes linnades, aga pigem siis Ida-Türgis. Aga väga tõsine teema küll millega lõpetada, aga võib-olla siis saabki suunata edasi ka raamatut lugema ja seal saab loodetavasti mõned vastused veel küsimustele. Aitäh! Suur aitäh kõigile!